tere taas! Meil on töö läbi saanud näiteks, kivikorjamine tehtud ja rohkem tööd ei ole ka praegu enam. Aga me nüüd põrutame Perti ja hakkame soetama asju, mis aitaksid meil seda korralagedust siin taga paremini, kuidas ma ütlen, ära sorteerida ja organiseerida. Nii et põnevad ajad on ees ootamas, sest et me ei tea, mis meist saab. Mulle sisetunne ütleb, et kõik läheb väga hästi. Me hakkame sõitma siin mingi 3-4 päeva pärast. Umbes ilmselt põhja poole, mööda ranniku äärt siis. Ma ei ole kindel lihtsalt, mis eesti keeles on. Eesti keeles ei kasuta väga sellist sõnavarad ja eriti, kui sa mandri keskel oled, mis see rannikuala on. Jah, nii et vaikselt hakkame põhja poole sõitma ja vaatame, avastame, mis sealpool on ja pererahvas, kui nad noored olid, siis perenaine ja peremees käisid ka seal põhja pool reisil, roadtripil siis. Ja perenaine oli nii punevil meie ja ütles, et nii lahe, et te näete seda ja toda ja seal on see ja 3. ja 10. ja kuigi muidugi ta ütles, et tema käis seal, need käisid 10 aastat tagasi vist viimati seal, üldse nagu lihtsalt niisama reisil, et vahepeal pole enam seal käinud, et ei tea, mis seal kõik veel on toimunud, aga jah, sellele on kindlasti põnevus on täiega, aga töö osas on lihtsalt teadmatus. Siin selleks, et baaris töötada või kuskil restoranis sul peab olema spetsiaalne sertifikaat, et seda saab netis lihtsalt kiiresti ära teha, et saaksid siis alkoholi müüa. Ja mõtlesime, et teeme selle ka ära igaks juhuks, et siis kus iganes linnas vahepeal peatume, võib-olla kuskil linnas meeldib rohkem, tahame kauem olla, siis me vaatame, kas saame baaris näiteks tööd või midagi. Et lihtsalt mingisugust raha juurde tiksuks, et muidu praegu natuke varutud meil on siin selle kuu ajaga. Aga kuna ei tea, kuna ju päris järgmine kord sellist stabiilset tööd saab, siis peab natuke targemalt käituma. Ma siin ühe video ajal, kui vlogisin oma töö tegemist, siis mõtlesin ka enda lihtsalt huvitav, et mis see Siim siis sellest kivi korjamisest arvab. Mis sa siis arvasid sellest tööst, Siim? Täna tüüd jube. Ma mäletan, kui me alles alustasime koos seda kivide korjamist, sest enne seda, kui me Eestisse läksime, siis ma tegin juba mingi nädal või 2 seda tööd. Kui mehed siis külvasid, mina samal ajal siis korjasin kive juba. Ja siis, kui me alles hakkasime kive korjama, siis sa ei öelnud otseselt, et see nii halb ja nõme tüüt on. Ma sa ei oska midagi öelda otseselt. Siis ma mõtlesingi, et huvitav, et kas sa ei arva siis, et see nii jube on või midagi. Aga minu arust, kui mingi siuke nädal aega olime seda tööd teinud, siis tuli ikka seda sama juttu, mis minu suust tuli, siis ma ei jah. No jaa, aga mina olen seda tööd ammu juba teinud väga palju. Kivide korjamist sellisel moel või? Ma alustasin, ma olin 12 ja me kõidisime jalapõldusid läbi. No jah, ausalt öeldes mina ise alguses mõtlesin ka, et jala lihtsalt kõndida põllu peal edasi-tagasi, nii et sul on inimesed veel keegi ümberringi ja siis masin sõidab kõrval, kuhu sa saad need asju sisse visata, nii oleks minu arust isegi võib-olla natuke lihtsam seda tööd teha. No ei ole, kui sul on vaja käia läbi 3500 hektarit. Selles on probleem. 3500, no siin ja ma saan aru ja... Seda ma räägingi. Mina Eestis tegin oli ka võib-olla 100 hektarit kokku vaja läbi käia, see on jumal pool kui teha. Niimoodi kõttida, kui sul on 3500 hektarit vaja läbi käia, siis sa ei viitsi seal jala kõttida minna. No jah, hea küll, sellega ma nõustun tegelikult jah. Sest et mingite põldude peale ei olnud nii väga palju kive, siis lihtsalt saidki edasi-tagasi lihtsalt rahulikult sõita. Tõsi, ma selle peale ei mõelnud. Lihtsalt vahepeal oli väga tüütu see, et sõidad, näed kivi pealt jälle välja tulema, välja ronima, kivi üles võtma, ära viskuma ja siis ma mõtlesingi, et oleks lihtsam kui kogu aeg kõnnid või midagi. No jah, väga kiviste alade peal oleks lihtsam ilmselt jah, kui on keegi teine, kes väljas kogu aeg kive sisse loobib, samal ajal sõidad edasi. Aga need olid siuksed üksikud kohad, et ongi hästi palju kive, siis seisabki seal ja roobid järjest. Jah, see oli tüütu ikka ja kui mingi päev otsa põhjast ühes kohas. Meil oli ja üks kõige suurem põld, mis siin
siin farmis on, siis seal põlve peal oli üks nagu koht, kus oli nagu jõhkralt kive. Ma nagu veetsin seal pool päeva üksinda ja siis järgmised pool päeva tuli Siim appi, olime ikka pool päeva seal, ehk siis põhimõtteliselt terve päev otsa olime ühe koha peal. Täiesti jube. Aga noh, tehtud ta sai ja kui me eile viimast rata sõitsime põllu peal, siis ma hakkasin peaaegu nutma, sest mul oli nii hea meel. Me ei pea enam seda tööd tegema, loodetavasti mitte kunagi enam, see oli mu esimene ja loodetavasti viimane kivi korjamine. Ära liianud liial, aga ma loodan siiralt, et see oli viimane kord. Nii et jah, täiega tore. Ja eile õhtul oli mõnus hea pesta, sest et ma teadsin, et ma võin rahulikult ennast puhtaks pesta, nii et ma homme ei saa enam šitaseks. See on väga positiivne. Ja muidu, kui me tööd tegime, siis juuksed olid kogu aeg patsis, on ju. Nüüd ei ole enam patsis, ma saan lihtsalt ringi käia niimoodi, mitte midagi kuskil ette ei jää. Väga mõnus, väga tore. Kiire õlivahetus, kiire autokontroll, kas kõik toimib. Enne kui hakkame kuskile põrutama. Nii tore ikka, kui mehaanik on omast käest võtta. Kas pole mitte nii, Siim? Jaa. Sarniir on katki, see võib hakata häält tegema. Mis asi on katki? Sarniir. Ma kuulsin konveier. Sarniir hoopis. Issand, kuidas see auto kõigub. Väga jube. Vahe update, kuidas meil asjad edenevad. Pakkimine käib. Siin asjad laiali. Kohvrid said ära pakitud. Ja auto saab meil ilmselt nii täis, et ei näegi üldse mitte kuskilt mitte midagi välja ainult esiaknast. Aga noh. Poiss oleks praegu pikali käinud. Nad olid loodud just selle olukorra jaoks ja selle auto jaoks, you know. Meisterpakkijad 101. Vahe update. 2 kasti on ära pakitud. Uus vahe update. Asjad on kõik, põhimõtteliselt kõik siin. Nipet-näpet asju veel mahub. Kui noh, ega siin see ei mahu sinna ülesse. Või siis mahub. Ei, ta ei ole väga hea. Ühesõnaga selline korralik Tetrise mäng käib. 4 sellist karpi on seal ja siis vaatame, mis siin on. Siin on ka kõik asju täis. Olme. Sinna läheb veel seljakotid meil ja. On jah, ma olen pime. Võt, nii on lood. Kohe varsti hakkame sõitma. Ja teel me olemegi. Väga mitte midagi ei näe õues praegu, sest et lihtsalt nii udune on. Ja pole veel päris õige päevavalgus ka, aga täitsa emotsionaalseks läks ikka see lõpuks. Isegi peremees korraks pisardas, ma nägin, pühkis niimoodi tagasihoidlikult niimoodi ja siis tegi niimoodi, raputas neid sõrmi. Nii armas, täiega tore kogemus oli ja eile ka siin õhtul sõitsime veel kolleegile külla ja chillisime seal natukene ja pubis ja siis mõtlesin ka, nagu nii suur tänulikkuse tunne oli sees. Et me üldse siia tööle saime ja et mu sõbranna meid siia soovitas nagu megakoht. Nii et jah, nagu otseselt nagu kurb on lihtsalt sellepärast, et nagu ikka lahkuminekud on ju kurvad on ju vaata ja siis aga tegelikult on ikkagi väga põnev ka sees tunne, sest et me lähme nüüd täiesti uude kohta ja naljakas ongi mõelda, et see on sama riik, sama osariik, aga tegelikkuses on see täiesti teistmoodi kõik seal loodus ja loomad ja ulme nagu isegi kohalikud meil kolleeg ja siis pererahvas ka kõik on oh my god, see on nii lahe, et sinna lähete, nagu isegi kui nende jaoks on see nii teistsugune ja nii nagu põnev, siis ma ei kujuta ette, mis see meie jaoks olema saab. Et igal juhul täiega põnev ja nii et siis uutele seiklustele vastu. Hello, dear friends. Oleme jõudnud Perti. Pidime kiire shoppingu tegema, veekankud ostma. Seal on veel manti.
hommikusöögipuder ja siis naistele vajalikud tooted teatud perioodiks. Sest nagu ikka, kõige paremal ajastul tulevad ikkagi naistel need päevad täpselt siis, kui selline kuradi trip on ees ootamas. Fun. Aga näitan siit eestpoolt ka, kuidas Siim on need kohvrid tahaks üle traksidega, aga rihmad on nende asja nimi. Rihmadega, panen korra kohvi siia. Ops, püsib. On rihmadega need kohvrid siit ristipidi kinni pand, et oleks natuke ohutumgi sõita. Sest muidu, kui on järsk pidurdus, siis kõik lendab kaugele meile otsa. See ei ole üldse ju tore. Nii et... No avarii eest kui kaitseks. Avarii eest, jah, kui mingisugune... ühesõnaga, mõtted väga ei tule suust välja. Nii et jah, tahtsin lihtsalt update ida ja näidata valguses ka, kuidas meil see auto välja näeb, näitan tagant ka uuesti. Selles mõttes, et hästi on ära pakitud, et lahti teed, siis vähemalt ei kuku välja midagi. Ja siis enne Siimuga rääkisime ka, et tuleb jätta meelde, mis järjekorras asjad on autosse pandud, et kui pärast matkama lähme, et siis kui hakkame asju telkima matkama, võime ka minna. No, et siis tuleb... seda küll, jah. Et siis tuleb lihtsalt meelde jätta, mis järjekorras on need asjad sinna pandud, sest et jah, muidu on nagu veits kehvasti. Aga jätkame teekonda. Lõunapaus. Nagu ikka väike purks, friikad. Päris odav oli siin see purks. Palju purks oli? See oli $13 ja sinu oli, 12. Ei, sul oli 13, mul on kanaburger, oli 12.50. Ma räägin $25. Ja friikad olid 10. Muideks, need on keskmised. Päris kallid. Need on keskmised. Ma ei tea, ma ei näinud, et siin oli väike valik, siis ma võtsin keskmised. Palju? Ei ole hullu. Siuke väike tanklakke. Päiksepaneelide peal ja puha. Suht rasvane on mul see purks, aga muidu pole hullu. Kana on selle früti sees küpsetatud, ilmselt sellepärast siin on see sibul ka praetud. Ilmselt see on ka soolane. Õlises praetud. Õlises praetud. Sellepärast, ja muidu on päris okk isegi, jah. Veis ja pihv on päris hea. Võiks natuke vähem küpsenud olla, aga muidu on päris hea. Siim ütles, et kisub pilviseks. See seal. Aga meie jõudsime esimesse suuremasse linnakesse, mis siin üldse Pertist edasi vahepeal on ju üsna suur linn. Ei tea, kui suur see on, aga no ma jõusin jõuab ikka. No kaardi pealt vaadates tundus suht suur. Või noh, Pertiga ei anna võrrelda, aga võtame siit natuke kütsi ja siis põrutame edasi. Meil on mingi 2 tundi minna veel vist umbes või? 1,5 või? No, 50 näitab siin. No jah, umbes 2 tundi. Et meie nagu ideaalsesse lõppsihtkohta, kuhu täna tahaks välja jõuda. Et natuke on veel minna, aga päris palju oleme juba sõitnud ka Siim just enne vaatas, et Pertist oli mingi 400 midagi kilomeetrit. 420 praegu. No, täpselt 420. Väga lahe. No pane 98. Hinnad on normaliseerinud võrreldes sellega, mis nad siin vahepeal olid, kui see sõja teema alles oli. Ei tea, kas sealt on näha, mis nad on üldse. On päikseprillid ees, ma ei tea, mis te näete. Ma pärast editin heledamaks, kui ikka ei näe midagi. Nii lahe on vaata, et siuksed majad siin Mäe-Nõlva peal. Ja seal täpselt ei ole näha praegu, aga seal on okeaan. Ilmselt sealt ongi siis otsevaade ookeanisse.
surgeon. You need the on seisma jääda korra. Võime. Jõudsime esimesse linna. Või noh, Geraldton oli esimene, aga see ei olnud see meie sihtmärk, see on meie esimene linn, kuhu me tahtsime ideeliselt välja jõuda. Linn ise on sealpool, see on ookean selles suhtes. Aga mõtlesime, et teeme väikse peatuse ja lähme vaatame neid laineid. Mõnusad suured lained, aga keegi ei surfa siin, sest et siin on suur kivi on seal nagu näha. Päris lahe. Väga mõnus on vahelduseks sellist nagu maastikku vaadata. Muidu on ainult põllud ja võsa ja põllud ja võsa ja kivihunnikud. Ma ei tea, kas ma rääkisin või rääkinud, aga meil on tegelikult nii, et me ei tea, kus me magada saame otseselt. Ja nüüd siin vaatas mingisuguse koha välja ja kohe varsti peaksimegi imelik kais oli siin. Vahepeal tee peal oli ka viskas räiget munakat, nagu oleks mingi nende kuuma õhu keisrite juures. Aga no siin ei ole neid, on ju. Aga lihtsalt siuke lõhn oli. Ühesõnaga jah, kohe peaksime sinna jõudma ja siis vaatame, kas on kohta. Loodetavasti, kui on, see on väga hea, siis paneme telgi püsti ja läheme vaatame linna. Selle kohta on nii imelik linn öelda, see on nii väike küla. Siis läheme vaatame seda külakest ja vaatame midagi hamba alla ja näis, mis saab. Ühe hobese juurest järgmise hobese juurde. Ilusad kirjud. Lahedad. Ütleme nii, et meil täiega joppas, sest et see peremees siin, ma eeldan, on ta siis on ju. Tulime siia, sest ta oli nagu, et ma ei tea, kas meil on kohti või ei ole, on ju, et küll midagi ikka leiame, et kas teil nagu taeva konksu pole, et riputame teid kellegi teise otsa, on ju. Aga siis sõitsi ringi ja ütles, et 3 kohta on veel vaba. Nii et täiega joppas ja täiega hea, et me tulime praegu vaatama. Sest me korraks mõtlesime, et lähme sööme ära alguses kuskil. Aga siis siin mõtlesin, et äkki läheks vaataks korra selle koha üle ennem. Jumal tänatud, väga hea, tubli Siim. Bye boys! Ja siis ütles, et viimased 2 päeva, ehk siis täna ja eile ongi siis, kui see koolivaheaeg algas, ütles, et rahvast on nagu täiega sisse voolanud kogu aeg ja ütles, et need, kes tahtsid Exmouthi minna, see on siis linn, kuhu me tahame järgmisena jõuda ideeliselt. Ütles, et inimesed tulevad sealt tagasi, sest et lihtsalt ei ole kohti, kus elada ja olla. Nii et kõlab vahvalt. Selline ala on siin isegi täitsa mingi kate siia urule peale pandud, et siia siis tuleb meie telgikene, seal on veel üks koht ja siis meil siin kõrval on ka üks koht vaba veel ja siis seal on juba keegi elamas, kellegi asjad on seal. Ja, ongi mõeldud nii, ma arvan. Ei ole või? Kellelgi teisel ei olegi väga telki, siin on ainult karavanid ja katuse telgiga autod. Ja, me ei ole nii rikkad. Veel, rõhksõnal veel. Tulime sööma. Saime ilusti oma telgikese püsti ja otsustasime, et me täna ei viitsi ise süüa teha, nii et tulime sööma siia sellisesse mõnusasse kohakesse. Meil ei olnud mingid kindlaid plaane, aga mul enda peas oli plaan, et tahaks rohkem kohti näha siin tee peal, kui sinna üles täitsa enda lõpp-punkti välja sõidame. Aga nagu siin meil juba õnneks koht saada, on ju. Ja nagu see peremees siin ütles, et seal Exmouthis ilmselt ei ole enam kohti, siis me praegu oleme vaatanud siin ühes kämpimisäpis, kus see nagu äpp näitab kõiki neid kämpamiskohti. Ja netist olen proovinud vaadata ja reaalselt kõik ongi põhimõtteliselt välja puukitud ja juuli lõpuni. Nii et jah, ilmselt põrutame siis, teeme pikem otsa homme natukene. Ja
sõidame sellisesse linna välja nagu Karata ja siis seal näiteks vaatasin, ma olin küll juba nagu booking uid, tähendab neid vabu kämpimiskohti, nii et ta on suurem linn ka natukene, nii et siis lootust on, et seal ei pea päris autos magama kuskil istme peal istukil. Muidu Exmouthi on jah suht see, et kui ikkagi kämpamiskohta ei leia, siis on suht pekkis. Nii et jääb ära see kord, aga siis tuleb teine kord uuesti minna, kui enam seda vaheaega ei ole, no täiesti haige. Nii haige, sest et kui me käisime Pertist lõuna pool meie esimesel matkamise rännakul, siis me valisime ka kuidagi need kuupäevad niimoodi, et sattus pool nädalat või mingid päevad olid, kui me seal olime, siis need olid vaheajapäevad ka, me ei teadnud. Ja seekord me teadsime, aga lihtsalt ma nagu ei pannud kokku 2 asja. Alles siis, kui me otsustasime, et me lähme. Mis seal ikka? Ju siis pidi nii minema. Tere tulemast, teeme teile ekskursiooni meie fancy's kodus. See on voodi ja elutuba. Siin on Siim. Köök ja vets ja kõik on meil siin. Köök võib see olla, aga vets pigem mitte. Ma hästi tahaks magada kaki sees. Pigem mitte on ju. Aga peace out. Näita peace'i. Peace out.